Lugupeetud konverentsi korraldajad, suur tänu kutse eest ja võimaluse eest siin teiega täna kohtuda. Ma pean alustama küll kohe vabandusega, sellepärast et selles, et õhtused kutsed otsa said, on süüdi loomulikult poliitikud, sest nagu te olete kuulnud siin, alles hiljuti mõned poliitikud teatasid televiisorist, et Eestis on alles veel 200 põllumeest. Ja ilmselt korraldajad lähtusid, et üle 200 ei ole kuidagi võimalik, et põllumehi täna koguneb. Aga nagu selgub, on siiski põllumehi veel rohkem. Ja selle üle on meil loomulikult hea meel. Aga minu ettekanne peaks keskenduma nüüd Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tulevikule. Ehk sellele, mis siis peaks juhtuma peale 2013. aastat. Sinna ei ole jäänud väga palju aega, 3 aastat napilt on selleni aega ja tänaseks ei ole kaugeltki mitte selge, mis siis peale 2013. aastat ehk peale selle Euroopa Liidu eelarveperioodi lõppu saama hakkab. Mul on ettekande lõpus ka lisatud natukene informatsiooni hindade kohta, aga ma nendele ei keskenduks, sellepärast et hindadest on viimasel ajal väga palju räägitud. Põllumeestena olete te nende hindadega võib-olla isegi rohkem kursis kui mina, aga võib-olla küsimuste-vastuste korras saab ka neid teemasid siis puudutada. Nii, kui Euroopa Liit asutati omal ajal, siis ta asutati ikkagi terase- ja söetööstuse ühendusena. Tänaseks on Euroopa Liit ikkagi eelkõige põllumajandusühendus, sellepärast et 40% Euroopa Liidu eelarvest läheb maaelu- ja põllumajanduspoliitika rahastamiseks, meie ühisest eelarvest, ja 80. aastate lõpul oli see isegi üle 70%. Nii et ilmselgelt on see, julgen öelda, täna Euroopa Liidu kõige tähtsam valdkond ja loomulikult on meie kõigi jaoks väga oluline, kuidas seda siis ka tulevikus rahastatakse. Nüüd arutelud, mis saab peale 2014. aastat, algasid juba 2008. aasta lõpul, kui Prantsuse eesistumise ajal ministrite nõukogus esimest korda toimusid tõsisemad arutelud ja kõik riigid ütlesid ka oma esialgsed seisukohad välja. Ja sellest alates on siis nii ministrite nõukogu kui komisjon peaaegu iga kuu ühise põllumajanduspoliitika teemasid Brüsselis arutanud. Komisjon on andnud välja ka juba ühe teatise, mis puudutab põllumajanduspoliitika tulevikku ja selle aasta suveks on lubanud komisjon välja tulla esimese õigusakti eelnõuga, mis siis peaks seda tulevikku ka kajastama. Elame-näeme, kas ka tegelikult jõutakse õigusaktideni. Seni on olnud arutelud küllaltki üldsõnalised, kompavad, rohkem konkreetsust on välja öeldud kuluaarides kui ametlikel nõupidamistel laudade taga, aga siiski üht-teist on selgeks saanud ja komisjoni teatisest tulenevalt siis ÜPP eesmärgid, need ei ole väga palju muutunud ega ilmselt ka ei muutu. Kõigepealt elujõuline toidu tootmine, ehk see on siis eelkõige põllumajanduse konkurentsivõime ja põllumajandustootja positsiooni parandamine ahelas, mis on viimasel ajal eriti oluline teema. Teiseks loomulikult keskkonnasõbralikkus, loodusvarade jätkusuutlik majandamine ja kolmandaks tasakaalustatud territoriaalne areng. See puudutab siis tööhõivet, maaelu sotsiaalküsimusi, maaelu ja maaettevõtluse arendamist laiemas mõttes kui ainult põllumajanduslik tootmine. Komisjon on välja pakkunud ka, ja need on komisjoni koduleheküljel saada olevad ja lugeda olevad materjalid välja liikmesriikidele 5 nii-öelda võimalikku arengustsenaariumit. Esimene on, et kõik jääb nii, nagu seni olnud on ja võin öelda, et tegelikult on selle seisukoha toetajaid liikmesriikide hulgas päris mitmeid ja päris mõjukaid ja olulisi põllumajandusriike. Teine stsenaarium on, et toimuksid mõningased muudatused ühise põllumajanduspoliitika raames,
toimuks toetustasemete võrdsustumine, tähendab võrdsustumise suunas liikumine, on õige öelda, mitte võrdsustumine, võrdsustumise suunas liikumine, sellest võrdsustumisest me saame veel teiega rääkida, see on tegelikult Eesti jaoks ühise põllumajanduspoliitika tuleviku nurgakivi, võrdsed konkurentsitingimused ja võrdsed toetustasemed, aga see variant sisaldab ka siis selles suunas kerget liikumist. Kolmas stsenaarium sisaldaks endas veidi suuremaid muudatusi, samuti liikumine siis võrdsemate toetustasemete suunas. Oluline siin on ettepanek, mis puudutab toetustele piiride seadmist, millest on ka väga palju räägitud ja mis on tekitanud väga elavat vastukaja, millest võib-olla ka hiljem saame rääkida. Ja siis turukorraldusmeetmete lihtsustamine, täiustamine, üldse riskijuhtimisvahendite säilitamine, aga mõningane ümberkorraldamine. 4. stsenaarium oleks siis radikaalsem ühise põllumajanduspoliitika reform kuni siis otsetoetuste ärakaotamiseni ja viimane 5. stsenaarium oleks ühise põllumajanduspoliitika lõpetamine üldse. No valdavalt siis liikmesriikide seisukohad seni on taandunud 2. ja 3. variandi toetamisele. Oma sõnavõttudes on erinevate riikide esindajad seda siis välja öelnud. Mina isiklikult arvan, et küllaltki tõenäoline võib olla, et realiseerub see 2. stsenaarium lõpptulemusena, et teatud muudatused siiski toimub ka teatud liikumine võrdsemate toetustasemete suunas, kuid tõsisemateks, radikaalsemateks ümberkorraldusteks tundub küll 27 liikmesriigi hulgas praegu valmisolekut ei ole. Kindlasti ei vasta tõele see, et ühine põllumajanduspoliitika lõpeb ära ja Euroopa Liidus põllumajandustoetused kaovad ära. Sellest isegi kuluaarides ei ole keegi rääkinud, nii et see ei ole realistlik ja antakse aru, et realistlik ei ole ka päriselt tänase status quo, tänase olukorra säilitamine, kuigi seda mitmed liikmesriigid võiksid tahta ja tegelikult tahavadki, see on nende huvides, aga see ei ole ka realistlik tänu sellele, et Euroopa Liit on laienenud ja uute liikmesriikide jaoks need tingimused, mis liitumistel saavutati, ei ole õiglased ja ei ole vastuvõetavad, on iganenud ja aegunud ja sellisel kujul edasi minna võimalik ei ole. Nüüd, aga oluline on see, nii nagu ma ütlesin, et meie jaoks on tegelikult ühise põllumajanduspoliitika tuleviku nurgakivi ikkagi võrdsed konkurentsitingimused ja võrdsed toetustasemed, siis kokku leppida, mida me selle võrdsuse all mõistame, on väga keeruline. Aga seda pilti on ilmselt väga tihti näidatud, midagi uut see endast teie jaoks ka ei sisalda, aga mälu värskendamiseks on siis praegune pilt siin peal. Kui me arvestame otse toetused hektari kohta, siis pilt liikmesriikide kaupa näeb välja selline ja Eesti on eelviimasel kohal nende toetustasemete poolest hektari kohta. Nii et see on üks võimalus aluseks võtta ja hakata arutama, rääkides siis võrdsetest toetustasemetest, et võiks ju seada eesmärgiks aritmeetilise keskmise hektari kohta, mis on ju väga lihtsasti välja arvutatud, kehtestada see kõigile ja arvame, et ongi võrdsus. Tegelikult ilmselt see ei oleks ka õiglane ja ei oleks ka võrdne, küll aga on selge, et ka selline pilt, nagu praegu näete, ei ole kaugeltki mitte õiglane ja võrdne. Nüüd võimalikud muudatused otsetoetuste osas, mida on siis komisjon indikeerinud, mis on komisjoni poolt välja pakutud aruteludeks, et kuidas siis kehtivat otsetoetuste põhimõtteid ja aluseid muuta. Kõigepealt üks variant, et otsetoetuste aluseks oleks siis teatud baasosa. Kõigepealt ma tahan öelda, et otsetoetuste alused peavad muutuma, sellest on aru saadud, et need ajaloolised referentstasemed, millest praegu on lähtutud
uute liitunud liikmesriikide puhul on aegunud ja sellest on komisjon ja volinik, kes ise on pärit ju Rumeeniast ja olnud ka mõnda aega Rumeenia põllumajandusminister, väga hästi aru saanud, teab ja tunnetab oma koduriigi kaudu. Nii et selles meil kahtlust ei ole, et ta nii-öelda emotsionaalselt mõistab tegelikult uute liikmesriikide olukorda väga hästi. Nüüd kõigepealt on välja pakutud baastoetusena, mis siis oleks kõikides liikmesriikides nii-öelda võrdne ja moodustaks baasi. Teine, piirmäärade kehtestamine otsetoetustele, see on elavat vastukaja leidnud ja loomulikult nendes liikmesriikides, kus on ka suuremaid tootjaid nagu Tšehhi, Inglismaa, ka puudutab loomulikult Eestit ja mitmeid teisi liikmesriike, siis kahtlemata see on leidnud eitavat vastukaja ja tegelikult mina isiklikult arvan ka, et nii lihtsalt ei ole võimalik ka seda õiglust tagada ja see oleks väga lihtne ja mitte toimiv lahendus tõenäoliselt, sellepärast et juba täna on selliseid ettevõtteid, selliseid tootjaid, kus sa lähed ühest laudaotsast sisse, on üks ettevõte ja tuled teisest laudaotsast välja, on teine ettevõte. Ettevõtteid on võimalik jagada, kui sellest sõltub toetuste suurus, on võimalik paljud muud võimalused, kuidas siis tegelikult end abikõlbulikuks teha ja ilmselt nii lihtne lahendus ei toimiks ja ilmselt ei oleks ka õiglane. Aga arutelud nende üle käivad ja probleem iseenesest on loomulikult olemas. Keskkonna sõbralikkuse komponent, no siin püütakse siis seda tänast otsemakset teha rohelisemaks ka maksumaksjate silmis ja põhjendada selle otsemakse vajadust, mida see päriselt hakkab lõpuks endas sisaldama, täna arutelu all ja päriselt ei ole ka see kokku lepitud ega arusaadav. Siis võimalik lisatoetus looduslikust eripärast tingitud piirangutega piirkondades, mis need võiksid olla, Natura alad, komisjon ilmselt mõistab ka tänaseid vähem soodsaid alasid, LFA piirkondasid, see täpselt samuti on arutelualane punkt. Edasi tootmiskohustusega seotud toetuse säilimine teatud piirkondades, see on siis artikkel 68, mida ju ka Eestis rakendatakse ja see tähendaks siis seda, et seal oleks võimalik jätta teatud osa toetustest tootmisega seotuks, vastupidiselt üldisele suunale, mis on valitud ühises põllumajanduspoliitikas juba mõnda aega tagasi, kus eesmärk on toetuste lahtisidumine tootmisest, siis see säte võimaldaks teatud osas säilitada siis tootmisega seotud toetused. Võimalik väiketalunike toetamine, see seondub tegelikult nende samade toetustippude ära lõikamisega, mis oleks väga lihtne lahendus, et jagame suured ja väikesed kahte rühma ja suurtel lõikame tipud ära, siis tegelikult, nii nagu ma ütlesin, minu arvates on see lihtne ja mitte toimiv ja ebaõiglane. Õiglasem oleks, aga see on keerulisem ja kas selleni jõutakse ikkagi ära defineerida need suuremad äriühingud, kes on ka Eesti puhul võime rääkida suurtootjad, kes on orienteeritud kaubatootmisele, kes on ekspordivõimelised ja nii edasi. Ja äriühingu olemus traditsioonilisest peretalust on ka olemuslikult erinev, mitte ainult suuruse poolest erinev ja oleks mõistlik siis püüda kuidagi defineerida, mis on siis see peretalu ja millist toetuspoliitikat me nende suunas rakendame ja millist toetuspoliitikat siis äriühingute suunas. Teatud erinevused on ja erinevat lähenemist on kindlasti vaja, sest ka nii-öelda talude puhul on juba täna siiski ka mitmete toetuste puhul tunda, et ei ole tegemist mitte ainult ettevõtlustoetusega, vaid on nii-öelda kombineeritud toetuse või lausa sotsiaaltoetusega paljudel puhkudel, et äriühingu puhul rakendada sotsiaaltoetusi sellisel kujul kindlasti õigustatud ja põhjendatud ei ole. Nii et pigem tuleks olemuslikult erinevatest tootmisvormidest lähtuvaid toetusi rakendada mitte ainult suurusest, sest ka talu võib teinekord olla päris suur tootja ja vastupidi, mõni äriühing võib tegelikult toota päris väikseid koguseid. Ta ainult suurus ei saa olla ka
õiglane. Ja nõuetele vastavuse lihtsustamine, täna on neid nõudeid, ma ei tea, 18 või kui palju neid on, ja arutelu selle üle loomulikult kindlasti jätkub.